et mina olen Argo Vilberg, tulen Võrumaalt, päris lõuna tipust. Ja kõik need asjad, mis ma räägin, on mul enda järgi proovitud ja järgi testitud. Ja viimase 6 aasta erinevad süsteemid, tehnoloogiad, mis ma olen siis eri naputanud. Ja neid asja on siin päris palju, sest on meeldis nimetud kokku. Et slimspurlingu harmoniseerijad on sellised. On selline üks. Siis selline väikene on ühes. Kõigepealt ma ütlen meil. See on Agrikultuuri harmoniseer, see on Magnus 44. Ja sel suvel me siis nende harmoniseerijatega harmoniseerisin ilma, katsetasin kõigi tehnoloogiaid koos selle suure võlukepiga, et kui see välja tuleb. Ja päris huvitav oli terve juunikuu. Katsetasin Võrumaal nende asjadega. Ja siis on meil edasi tulevad võlukepid, piimed, maanäri võimendid, pihise kaitserist. Magnetsõlmused on üks Ameerikast pärit süsteem, mida ma olen veel aastaid katsetanud ja ka olemas 100 inimese eduloodu, kui inimesed tervenevad. Siis harmoonia mesi on siis nende harmoniseerijate tehtud mesi, et mul on mee juures on ja mesitaldade juures on piimerid, selline siin. Maksi piimer on mee juures tarupõigas ja siis on sellega ma loodus ühend välja harmoniseerin ära ja siis lõpuks ka mesi valmis juba veel sellega aktiveerin võlukepiga. Järgi teema on pulbo, mis on nagu elu alusmomendi maa, mis teeb ainult 3 korda kiiremini kasvama, vähemalt, mis teeb nagu orgaanilise mineraalite, taimede jättesaadavaks. Omaette ooper on vesinikvesi, mis on hästi lihtne, et seda patenteerida ei saa, aga samas on ravib kõiki kehaorganid. Ja lõpuks natukene rääkis MMS ja CDC teemas koroona ravimisel ja siis on veel see Jaapanist pärit elektriaparaat, millega saab kõik piirud maha võtta. Nüüd läheme järjest täpsemaks. Need harmoniseerijad on selline kodu näit olemas. Need harmoniseerijad pallikid on 3 suuruses. Mul on praegu siin selline suurus olemas, siis on selline. Ja sellest on veel 2 korda suurem olemas. Nende harmoniseerijatele juurde jõudsin, oli kunagi raamat, oli Brunvalo Melkiseedek ja südames elamine. Ja seal ta rääkis sellest samast vanast, slimspurling, selline välja, et ta koostas slimspurlinguga Henneri linnas, kasutades sellist asja, sellist harmoniseerijat, see Brunvalo mediteeris siia sisse sageduse, mis puhastab linna sudust ära. See linn oli üleni sudus, inimesed on linnati seal, eks ole, ja õhk läbi paistnud. Siis nad tegid sellise katse, et Brunvalo mediteeris siia sellise sageduse, mis puhastas linna vist paari tunniga ära, et oli kirkalt selge kogu linn. Ja siis mul nagu lõi lambi põlema, et mis peaks selle kärgi olema. See oli kas 5 või 7 aastat tagasi, kui seda raamat lugesin, sealt läks see huvi mul lahti. Muidugi see Brunvalo raamatis rääkis sellest, et siis tuli juba USA sõjadega mustad helikopterid tulid kohale selle peale ja selle avalikustamine nagu jäeti ära. Et selline asi on võimalik ja selline asi tehti. Ja nende harmoniseerijatega on veel puhastatud Mehhiko lahe naftareostust, niimoodi naftareostust on täiesti ära kadunud. Siis need suured orgaanid, mis tulevad USA-d, siis on idarannikule või siis on idarannikule. Et neid on ära hoitud ja viimane selle suve info oli see, et Hawaii oli mingi orkaan tuli ja see suudeti ära hoida. Selle kohta on olemas ka videod. Ja siis selle suve kõik juunipäevad oli see harmoniseerija sees ja see võlukepp oli veel suunatud võimendusele sisse, et see võlukepisüsteem on vanast Egiptusest pärit energiavõimendusüsteem ja Egiptuse, hiljem Egiptuse energiavõimendid on inimkõrgused ja nii suured nagu sambad kasutati seal. Ja siis ma kasutasin niimoodi, et see suur keskmine võlukepp võtab siit sageduse, juhe läheb sinna suure võlukepi taha ja siis tuleb selle tagasi. Et see juba energialuuk siin on vedru keskel, mille kaudu energiavõimendamine. Ja siis see vana Egiptuse süsteemil juurde
ja siis see pallik ja siis sel suvel oli kuskil väikse tormi. Kui oli selline frontpea tuli, siis oli kuskil 30-70 kilomeetri raadius, oli äike maas Võrumaal. Ja kõige suurem, mis ma kätte sain, oli juuni lõpupoole. Oli ümber Võrumaa selline 650 kilomeetrine soov, mis äikest ei olnud. Ja sealt edasi saab hakkas ilusti ringi. Siis ma vaatasin, et see läheb liiga võimsust, võtsin nagu maha. Et edasi siis kasutasime ainult siis, kui oli oht, et tuleb tormis korra puid. Nii. Ja nüüd, kui nendest harmoniseerimist rääkida, siis siin on 3 erinevat sagedust. See on 2-sageduslik. Siin on 44-77 MHz, on need ringide suurused, mis vastavad sagedust genereerivad. Muidu 144 on MHz ja on viiruti sagedus. Ja 188 on roosi sagedus, õlide maailmast. Ei kuulnud hästi, kas te kordaksite, ausalt väga vaja. Võib-olla peaks seda maski ees teha võtta. Sobib niimoodi? Jaa, palju parem. Okei, ühesõnaga 144 MHz on viiruti sagedus. Ja 188 on roosi sagedus, 177 ma ei tea isegi. Aga need sagedused, siis siin on sees 144, 177, 2 sagedust koos. Ja mitte siin, kui 2 sagedust on koos ühes pallis, siis see võimendab 2 korda. Siin on 188 selles suures pallis. Ja see suur pall midagi 2 korda odav, kui see väike pall, kuigi suuruse vahe on. Et see rahaline väärtus on võimsusega seotud pallikestega. Ja siin on veel jutt sellest, et hõbedane sobib linna ja kuld sobib nagu maale, aga kuna mina tean, et kullas on kõik metallide sagedused, siis mina soovin millegi kulda võtta. Et siin on nagu 9 korda kullatult hõbedatud seda. Nii tihte. Ja kui ma selle esimese maatriksi harmoniseerida sai, siis mul oli nädal aega selline vau-efekt, et vau, õnneks nagu paradiis lahti, selline aura tekkis, kus on kerge olla. Ja loomingu vara neid lahti, et sa tahad nagu tegutseda oma loomingust asjadega. Ja palju teised inimestel ka sellega samasugused efektid olnud, aga siis nagu harjub ära ja siis pead see nagu tavaliseks. Nii, võtame edasi, mis siin on. Ja see siis ongi selle kirjeldab positiivne mõju, puhastab õhusaasta. Ma isegi sain niimoodi, et mul oli vingutoss, mingi sügisel jäi seina kugi tossama. Oli kogu see Võrumaa elamine, org oli võitsi täis ja panin selle tööle. Siis ta võttis ka mingi paari tunniga, võttis sealt tossa koha. Ma ei tea, kas see siis loodus puhus selle ära või siis nagu toimis. Siis on veel kaevavõtt, olen saanud puhtamaks sellega. Et seal on põllumajandusveostus on sees ja siis on selline asi nagu aedeklaarit, millega ma keemiliselt vee puhastan. Ja siis, kui ma selle käima võin terve suvi, siis seda reostust oli vähem. See põllumajandusveostus avaldus nagu selliste valgete niitjatena seal põhjas, see aedeklaariti on ka üks mu veesüsteemi, mida siin olevat praegu ei ole. Ja siis naabrite väidetavalt, et see maatriks suhted korda teha. Muidu läkski pool aastat, kui ma sain oma naabritega ühe probleemi lahendada. Täitsa ummeliselt. Läbi 3. isikute tuli see nagu välja. Ja siin on veel, et ja siis selle tööraadius, kui seda aktiveerimine tähendab seda, et sa aktiveerid selle environment CD-ga, see on selline sagedus, mis puhastab keskkonna kõik saastast ära. Ja seda puhastab keskkonna niimoodi ära, et äiksel pole toidetanud. Et äike tuleb tegelikult puhastama. Ja siis, et äiksel, kui toidet ei ole, siis see äikse pilv tuleb ära. Pärast näitan neid satelliidipilte, terve see suvi ma katsetasin. Ja päris huvitavat tulemust sain. Ja siin on see agricultural, mis on lihtsalt nagu 2 korda suurem. Need sagedused on niimoodi tehtud, et on nagu võrdsid, eks ole. Et on see 1/2 ja siis on meil kosmik vastav olla, mis on 2 korda suurem nagu peas olla. Et need sagedused on kõik kordsed nagu sellest algsest sagedusest. Hindadest jah, see on 2200, see on 1000 euri ja kosmik vastav on 2 sageduseks selline, mis 11 000. Ühesõnaga, mul on need kõik, ma olen Eestis ära teinud, suht ei ole sõitnud Eestis ära. Ja siis, nüüd toimub mul harmoonia meel aktiveerimine, aga selline oli mul saunas siis süsteem. Siin on nagu, siin on see CD. See on selline pinisev
kohati käis selline sagedus, mis nagu vahel. Ja panin mängima siis siia sellise väikse raadioga, uuesti pulma sisse või mälukaardi. Ja siin on siis nagu näha, et see keskmine võlukepp võimendab seda ja siis teine on ka juures. Et need järgmised satelliidipildid on kõik selle süsteemiga tehtud. 24/7 muusikamängis, 2 harmoniseerida, 2 keskmist võlukeppi, mis on omakorda võimendasid. Ja siis tulemused. Siin on nüüd tulemused, jah, 8. juuni, 9., 10., 11., 18., 26. oli see koht, kus ma panin kinni. 11. juuli, 7. september oli koht, et tuleb mingi suurem torm, siis panin uuesti sisse. Ja siis oli veel selline asi ka, et kuna Võrumaal oli juunikuus äikest ei olnud, eks ole, siis kuna äikest tegelikult ei vaja, et siis ma mõttes mediteerisin see äikse sageduse sisse ja ma tekitasin 20 km raadiusega lokaalse äikse sellise väikse äikse endale. Et äikselõigid käisid, aga see polnud äikse front nagu. Et põhimõtteliselt saab ta tekitada äikest reaalselt. Et sa paned nagu mõttes, visioonis paned selle äikse energiaga sisse ja siis äike tulebki. Et see ka toitus. Ja siis oli veel huvitav see, kui need äiksed tornaadod käisid ümber Võrumaale, käisid, kas siis läksid Pihtu poolt mööda või Pärnu poolt mööda, siis osa paljud ärimehi või liikurid oli Võrumaal puhkamas, et see on nagu paradiis, eks ole, ta oli äikse tormide rahele jäänud. Aga Võrumaalt läks kõik mööda. Et ma ühe sellisega kohtusin. Mis siin Võrumaal toimub. Ja siis kõige esimene see oli selline kala, kus trackib pikselööke, mida tumedamaks läheb seda nagu vanem ta on. Kollane on nagu kõige parasem. Ja siin, kui ma siin olen, eks ole, siis üks front läks siit mööda, üks läks siit mööda ja päris otse ühte front nagu ei tulnud. Tekib selline auks siin. Ja võtame järgmine. Ja seesama äiksetorm 8. juuni minust 60 km kaudu pöörbat oli selline front, hirmuäratav front. See läks üle Viljandi ja see läks just Põhja-Eestisse välja. Aga mul oli üks äikest. Ja samal ajal oli muu peal sellised rahad. Ma kuskilt äikse foorumitest seda infot kogusin, mida ma ise kirjistanud. Aga ise ma monitoorisin kõiki neid võimalikke eelmise aitamisel ei ole kätte saada. Oli Eesti Energia tahtluskaart, piksekaart, satelliidipildid ja tuultekaart. Ja võib-olla veel midagi. Aga siin on näha, siin tekib see auk, kus midagi toimub. Üks päev läks see front nimelt siit üle, siis minu lähedal see valgast ja järgmine valgast siit kuskil Tapa ja Pihtu võtmist, eks ole. See suurem kaugel käis siin kuskil. Aga siin on mitte ühtegi äikselöögi. Et nii äikse on nähtud, siis me siin oleme kaardistanud selle hetke, kui see on 24 tundi, üks suur projekt on siit läinud, teine on siit läinud ja keskel on külgi olnud. Ja samal ajal siis äikse katkestus ka. Võrumaal on 1, Põlvamaa on 0, Valgamaal 5, Viljandis 83 ja siin on rohkem juba, siin on juba ära saanud. Ma muidu saatsin Eesti Energia lõpele kaardi ja muidu ma uurin lõpele ja kuskilt mingit vastust. Mõtlete saata. Mingitel ministeeriumitele või avaldada lõtsele. Siis on nüüd 10. juuni ja siin on selline huvitav case. Et äikse projektiga tuleb ja siis ta keerab meil ära sinna. Ja isegi aastal 2018 oli selline juhus, kus Eesti mainstream meedia ilmateenistuseks meil oli hull äiksetorm, eks ole. Ma panin kõik oma asjad sisse ja siis täpselt minu juures hape tagant läks mööda. Öösel ma kuulsin midagi pimista, mõtlesin kõike, kas siis tuli ikka peale. Ja siis märgime vaatasin, et täpselt niimoodi oli pööranud suur äiksetorm. Ja hakkas siit nagu tulema ja minu juures keeras nagu 30 nurga keeras Venemaa. Eestis on üldse tormist osa. Aga seda reklaamit väga hullud. Oli seoses sellega, et mul meelde. Nii. Siis tuleb nüüd järgmine päev, 15. Ja siis oli niimoodi, et see äikse front oli selle osa üle kütnud ja siis tuli äikse front, mis tuli teiselt poolt, hakkas siis vaikselt peale tulema. Ja ta tuleb päris otsi Ukrainast. Ja lõpuks oli niimoodi, et mina olen siin kuskil. See linna õnnetus 30 kilomeetrit. Oli hull ka, aga siis ta lõikas nagu noa ära. Võru sai kusagest välja.
aga siit kuskilt Võru käest Missast joog Võru peale oli see piir, kus oli äikest ja siis minu oli üldse. Oli selline keist veel. Aga mul oli sama päev, oli mul ka 24/7 sees ja 2 võlukeppi luupisid nagu neid asju, et kogu aeg muusika käis 24/7. Ja siis on 18 juuni, siis läheb jälle Pärnule peab tõmbale suhu. Ja siis, kui ta jõuab see Põhja-Eestisse, siis see keerab nagu siis Peterburgi peale. Et selline variant on meil olemas. Ja siis oli 26 juuni, mul oli kuual käinud see süsteem ja siis on ütleme Võruga on see koht on siin. Miks vaja siit? Sellise ringi, eks ole. Et siit ja siit, et nagu äige mingi, see oli 600 kilomeetrine sfäär, kus ei olnud äikest ja siis ma vaatasin, et okei, mul on enda jaoks asi tõesti, et mul ei ole rohkem teha, äikest on vaja. Et ainult siis, kui tulevad purustavad tormid, siis ma panen sisse ja niimoodi mul on nüüd senimaani käitunud ka. Et see juunikuine katse oli need harmoniseerijad koos selle keskmise võlukepiga ära testida, et kui palju võimsamaks näha ja siin on nagu tulemus käes. Kuigi alati ma niisugust tulemust ei saanud, et kõige vähem oli siis nagu 30 kilomeetrit, kus see äikse front mööda võistles. Või siis, kui äikse front mul otse peale tuli, siis ta hajub nagu ära. Üksikud löögid tulevad ja siis kuskil peale mind Võrumaa või sealt Antslast või Tartust hakkab uuesti pihta. Et sellega ma tõestasin selle Sleepwoodi info nagu ära, aga maailmas on analoogseid asju tehtud, USA-s Hawaii mujal, puhastatud merd, võetud neid suuri orkaane maha. Sel aastal oli jah, kuskil Hawaii saarel oli, et kui torm tulema ja siis viimasel hetkel pööras nagu ära. Ja siis sama tehnoloogia oli kasutuses. Ja see tehnoloogia, miks see nii toimib, on see siidiplaadib on ainult kliimi siidi, seda sagedust see võimendab, tõrgssagedust see võimendab hästi suureks. Ja siis saab neid pallikusi saab veel omakorda sellised rõngad tühistada ka nullidele. Või siis on mul suvel on juba Võrumaa nagu tuntud, et seal inimesed, kes tahab vihma, kes tahab äikest, eks ole, mehinikud ütlesid Võrumaa ainult äikest üle mujal äikest, eks ole. Et siis ma ütlesin, et ma läinud siis, kui on purustav torm tulemas, et vastasel juhul ma ei suuda kellegi õiget ilma teha, nagu tahetakse. Siis neid pallikusi, mõned Eestis on, teab millo veel. Üks on Haapsalus, üks on isegi Tallinnas. Aga nad ei, nii süstemaatiliselt, nad ei pane seda muusikat mängima. Kuigi, ja siis ma tegin veel sellise ettepanek, et Eestimaa harmoniseerimisprojekt, et oleks vaja 26 sellist pallikest, et ütleme, võtame 30 skaadis või terve Eesti ära võtta. Investeering oleks kõik need võlukepid ja harmoniseerijad ja muusikamängijad 50 000 Eesti peale ja Eesti Energial ei oleks tööd katkestustega, praktiliselt null. Aga mitte keegi usub, ei ole senimani uskunud mind. Aga siis ma teen neid satelliidid ja äkki siis kellegi lõpuks täpselt midagi. Vähemalt ametiasutused ja sealt on kuskilt mingi vastust saanud. Tuttavalt Võru linnavalitsusest rääkisid ja ma usun seda, aga ma ei saa seda eelarvesse panna, kõik kes hulliks ja sellise asjadele on jäänud asi. Ja siis nagu Eesti Energia, Eleringi, Elektrilevi, sealt ma ei ole vastust saanud. Et kui ma ise programmeerin IT-mehena Eesti elektritööristuses kogu Baltikas, tunnen neid inimesi, aga seal ka keegi võtnud nagu eriti nagu kinni sellest ideest. Nii, kas mul on siin veel midagi rääkida? Siis oli see 11. juuli torm ei tulema ja siis tuli naljata, et see tormi kette oli siin ja see Võrumaa koht on siin jäi. Siis on see video olemas, pärast vaadata, et see koht jäi nagu korraleks, siis torm tuli sellise oransiga käis üle Eesti ja tulemus oli siin. Võrumaa valgama näiteks 0, Kesk-Eesti, siin on 1000 kaupa. Kaupaga oli vist 2500, et see koht siin läheb ja siin on küll. Jällegi oleks see tegelikult Eesti Energiale üks investeering terve Eesti peale ja ühe tormi kulu tooks juba 10% tasa tegelikult. Mis on tegelikult nagu võimalik hetkeseisuga minu vaatlustuste järgi ja mis võiks nagu ära teha. Sest kui mina saan näha 2 maakonda siin muhtaks, eks ole, siis kui võlukepi palju kasutada, siis võib olla 6 varianti Eesti peale. See trannik ära võtta nagu alustalt ka. Keskele võlu peale, äärest võib-olla tormi maha. Oleks selline tehnoloogia olemas.
ei mõtle asutuse lasta. Siin oli veel, kus 7. eelmine oli. Jah, juuli ja septembris oli samuti ees. Siit oli Saaremaa hästi tormised. See projekt läks siit muidu Eestist üle, algine otse puhtalt. Seekord jäi, ütleme ka Pärnu alaotsa, siis need jäid ka siin üksikud olid. Siis oli torm väiksem, mul harmoneeri võiks saada, et see on peale pool Eestis. Üle algine kolmandik, see ei tormist muutumata. Nii et Saaremaa oleks, kuigi ma ei tea, kas Saaremaa on, kas see tooli töötas, või oleks ka suuremad asju vähe. Nii. Järgmine teema ongi siis võlukepid ja piimerid. Vanase kippuses, jah, see sama asi. Kui ma võtan seda suure võlukepi välja, siis see on praktiliselt identne selle. Siin on 4 arvu, siin on 4 arvu. Suht arvu on sama. Siin on mingi tehtud otsa veel nagu mingi helikarp või selline asi. Aga vanase kipus siis inimestele võimu omad laad kasutasid sellist asja. See on Eesti kolossaalne. Kui selle kätte võtta, siis üks vitsade kinni teksti särgi, et 2 meetrit läheb 11 meetrit inimese väli. Selle kätte võttes. Ja siis ja piimerid olid kübarid. Kübarkujulised. Kuidas mis see piimeritega oli? Piimerid olid laaraasa olid kübarakujulised. Või kübarad olid piimeri kujulised. Ja see piimeri idee on tegelikult 7,23 cm pikk. Ta on planeet Maa energiavõimendi. Ja siis mul on tehtud selle tuuning juurde, et on mähitud kuulatud vastuparat ümber, et see tekitab avaliselt energiakanalisid. Muidu see piimer ise on staatiline energiaväli, kinnine süsteem. Kui see suur 1/4, ma selle kätte sain ja ma panin selle voodi kõrvale, siis mu hommikul oli pea paksega. See energia oli nii tugev ja ei käinud läbi. Siis ma mähkisin sinna väga, see on puhtast kullast praegu. Ma inimestel mähin kullatud vastuparati. Ja siis, kui ma mäksin traadi ümber, et siis oli niimoodi, et hommik ärkab vau, värske valve. Et sellised nipid ka veel väiksed, kus ma ise juurde peidnud siia. Ja selle piimeri teemaga on nagu niimoodi, et see on siis nagu võimendab inimeses maamagnetismi või maaenergiat ja siis ei pääse need wifi'd ja mobiilid ja kiirused esile. Ja inimesed siis ei väsi ära linnas olles mobiiliga rääkides. On olnud inimesi, kes elavad, isegi Soomes oli, kes elavad uues 5G-s, et tal hakkas peale 5G-d hakkas südamerütmi häired. Ja sai piimeri, kadusid ära. Osad inimesed kasutavad seda piimerit nagu valutavate kohtade peal ja siis kaovad valu peale. Nii, et nagu töötab selles mõttes. Filosoof on lihtsalt, et ta võimendab just maaenergia. Sama lainirikkusega kui maasagedus. Mida nimetatakse ka Schumanni sageduseks. Ja see, mis praegu toimub, et Schumanni sagedus meil tõuseb, et meil tõuseb kuskil kõrgemale. See on tehniliselt teoloogia. Tegelikult meil avanevad teiste maailmade sagedused, on sellele, mille meie aparaat mõõdab nagu kõrgemat Schumanni sagedust. Maasagedust nagu minule muutuda ei saa, sest muidu kosmosed ei üks kogus. Ja muidu mu piimert ei töötaks. Töötab üldse. Nii. Ja see nägi õige hetk, jah. Et sellega oli niimoodi, et siin on mingi energiat puhastavad süsteemid on siin sees, spiraalid. Ja kui panna valutama koha peale, siis ühel inimesel 2 minutit põlle valutama saab ära, võttisid põlle peale. Siis ma ise, kui ma mediteerin vaimses maailma mingi asju, siis selle väikse võlukepiga 4 korda kiiremini tulemus käes. Et lähed tagaskutta, läks 50 minutit, see oli asjad tehtud. Lähed võlukepiga tagaskutta, on 10 minutiga asjad tehtud. Suure võlukepiga, sellega ma teen suuremat asja. Kosmoses. Või vaimses maailmas. Täna sellest räägime. Ja siis, et inimestele oleks tõestus, peaks Eesti laulapilte. Et selline aparaat on, kus sa paned käe peale, siis mõned peovoolusid ja siis tuleb vastu pilt välja.
ja siin on näiteks see väikse võlukepi pilt, ta teeb hästi selliseks punaseks, violeetseks, kõik värvid on ühtlased. Muidu mu energiapilt oli vist roheline. Aga siin tuleb hästi, kõik värvid on hästi sisse ja tuleb sokk on hästi võimsaks. Et mul on olemas neid, siin on terve kodu, mul on tõestusi, kõikvõimalikud imesüsteemidega koos ja ilma mobiilita. Ma tegin veel niimoodi, et ma mobiil oli kõrva ja siis vaatasin, kuidas töökas nagu. Ja kõige huvitavam asi oli see, et magnetsõrmustus, mis ma pääst räägin, oli aurapilt üle ülivalge. Et kas oli mõõtmise viga või oligi niimoodi, aga magnetsõrmus oli enne mul neid kõiki teisi süsteeme ja esimene kaitse mobiilkiirguse vastu, et kui ma käisin Tallinnas mitte koosolekutel, siis ma olin tavaliselt nii läbi järgmine päev, et mu õru oli terve päev magasin. Aga kui mul olid magnetsõrmused sõrmes, siis ma ainult Tallinna piiliga Võrumaa poole 50 kilomeetrit mediteerisin, poole tunniga oli korras ja järgmine väsinud ei olnud. Et see magnetsõrmuste teema tuleb ka regile, pluss see üllatus siin, mis tuli aura pildistamist. Magnetsõrmused on siin näiteks. Minu enda 40 kilosti magnetit tegema. Nii, ja siis järgmine. Keskmine võlukepp. Siin on selline süsteem, et ta võtab siit sageduse, paneb võlukepi taha ja siis võimendab edasi. Ja siin on näha see maadreksiga, see riikkäik siin. Ja seda asja võib teha mõttes. Sa paned mõttes siia oma võtta sisse, siit tuleb võimendab välja. Et saad nagu omale teed lahti võtta, kui mingi asi on ees. Ja siis hakkavad sündmused, inimesed, olukord hakkab muutuma. Kui sa nagu ära puhastad. Et selles mõttes on järgi kaugel. No siis on suur võlukepp, siin on algus on kaasas, juhe on kaasas, see on olemas lisade kohta veel, mida meil endal ei ole, et siia taha teeb lisaotsik, et siia käivad käepulgad ja jalapaadid, et sa siis oled käte pulkadest jalapaadid paned jalgade alla ja siis võtad mingi õlisageduse või midagi taolist, võtad juurde nagu. Ja siis sedasama keskmist võlukeppi on juba sellised nägijad sensitiivid kasutanud tervendamisel väga edukalt, saavad sellega parasiitolendid või selliseid, ma ei oskagi öelda, kuidas neid nimetada, inimesest välja pärast, kellel kaovad peavalud ära, kes saab öösel magada, kellel kaovad košmaarid ära, košmaarunenäod kaovad ära, ehk siis sellised painatolendid, kes inimesed seljast istuvad, ei talu seda ja lasevad jalga. Tarkuslik inimene tegeleb sellega, kui ma räägin. Ja siis on keskmise võlukepi aurapilt, mis on näha võimaseks, et tuleb hästi suureks selle. Et pildadega, nende pildstega prooviti järgi Võrumaal metsamaa juures kunagi. Et saime 9-11 meetrit suure võlukepi. Parem, enne oli 2 ja see oli 11 meetrit. Kes inimesed energiat tegema ei ole, võtavad seal kätte, siis ütleb, maailma avardab, läheb suureks. See on sama efekt tegelikult. Ma olen nende asjadega nii harjunud, nagu ei saa väga enam aru, aga kes kätte võtab, siis mõni seal metsamaari juures, mõni aine ei suutnud kätte võtta, tal läks liiga hulluks. Et siis talu seda energiat nii võimalik. Väikest võlukepi talus, vähemalt siis tookord. Ja siin on suur võlukepp, mis on sellest veel 2 korda suurem. Seda mul endal ei ole, siin tulebki kohe kaasa 2 kohvutal. Ja siin on näha neid jalapaati ja käepulkasid. See 2 kohvutal maksab 500 €, see on 733, see on 198. Aga seda suurt ma ei olegi veel endale ostnud. Ma ei tea, mis võimsus see siis taga on. Ja kuidas, kui näiteks võtta suur kosmik vastu 11 000 ja panna see taha, kas siis saab, kes Eestis terve Eesti puhtaks, seda peaks kunagi katsetama. Kui rohkem rahasid on, kui suudab selle alternatiivse rahasüsteemi lahti häkkida, millega ma taustal tegelen, kuna ma olen programmeerija. Ja siis seda piimerite teemat, selle väikse piimeri tööraadis on 2 meetrit ja hoiab nagu inimese. Mul on see tegelikult siin endal uusi oli. Et Hiinas käies see asi ära, mobiiliirus võtab maha, nüüd on eriti kõva teema, et 5G on igal pool Eestis laiali. 5G pandi tööle vist samal sagedust siiamaani 3,5 Hz peal, aga vähemalt Tartu keskkonnas tehti uuringud, et see asi nagu põhjas tunduvalt rohkem.
on see mõõdik kaasas, ma muidugi vaatan, mis siin toimub. Siin on 0,112, no siin on enam-vähem praegu. Aga Tartu kesklinnas seal 50. Need on seal saab? Mikrovatt ruutmeetri kohta. Leidsin ma natuke seda mängida. Ja siis veel sellest suurest piimerist või kiirust rääkida niimoodi, et kui mul see suur 1.4 Võrumaal arvutitööstus, mul ruuter kaotas nagu õige masti ära. Hakkas otsima selle tagant 10 kilomeetri kaugusel. Ja siis mulle etsin seda ruuterit tagasi, ma viisin korraks sauna selle, et on ka inimesi, kes panevad mobiili piimeri kõrvale, suure piimeri kõrvale ja ütlevad, et mobiil kaotas levist ära. Aga ei ole sellised väga, rohkem ei ole ma väga kuulnud, et midagi väga drastilist juhtus, et see mobiil täiesti ära kaob ei. Aga siis ma olen ise veel testinud, panen suure piimeri, panen ruuteri vahele ja mõõdiku vahele, siis tuleb kohe laksust 10 korda väiksemaks. Aga kui vahelt ära võtta, siis jälle tuleb tagasi. Et selline on üks ühene, kui see koroonapaanika lahti läks sinna aasta alguses, tuli välja 5G koroona seosed, siis oli niimoodi, et läks selline hullult lahti, kui mingi nädal aega ainult hommikust õhtuni inimesi konsulteerisid telefoni otsas Facebookis ja see oli huvitav asi. Et siis oli võimalus, inimestel nagu tekkis aeg minu koduleht üles leida, mul oli seal juba aastaid oma kogemust üleval, 1-2 tellimust kuus, mingi täiesti marginaalne ja siis järsku täiesti plahvatas, mida ainult sellega tegema. Et just nagu inimestel tekkis aega süvendada minu vaatustesse ja minu kogemustesse. Oli huvitav selline. Ja siin on nüüd selle piimeriga, selle tuunitud piimeriga, tuunitud piimeriga, selle piimeri aastaga võimalus. Et kui see esimese piimeri jätta selle tuunitud ei olnud, siis ma olin 2 päeva sillas ja füüsilist tööd jõuab rohkem teha. Päevade füüsilist tööd tehes ei väsi üldse ära, see oli täitsa kummaline. Ja siis kui ma sain selle tuunimuga peale, siis oli jälle selline 2-3 päevane periood, kus vau, sa tunned füüsiliselt, see on nii võimalus. Aga naisel, kes ei suuda seda kanda, peavad harjutama nädal aega, paari tunni kaupa. See on nii võimalus. Aga siin oli näha, kui nüüd avatlik normaalvälekus ja paneb piimeri kaela sümpub, eks ole. Et siit ülevad avatlik puuduli ja siis järsku on roosa lillakas ja ühtne. Ja ta lööb ka roomsakkarale lahti. Et 2 ülemist sakkarale on näha, ühtlused on lahti. Seda kaelas andes. Ja Eesti inimeste tagasiside tegelikult ka liik, eks ole, kus inimesed räägib, mis edulood siis sellega on seotud, kui pärast lugeda. Nüüd on olemas suuremad piimed, sul on selline üksus otsavaldud 1-4, 1-3, 1-2. Töölaadus on otsuvad siis 6, 12, 18 ja 1-5, selle on 24. 1-5, siis ma olen ühe Eestis vist tellid ainult. Ja siis on olemas maksipiimerid välitingimustele, kus on, mul ei ole müügist praegu, nagu kohe küll panen. Ta on plastikkestased ja seal on kvartskristallid, mis saavad välitingimustada, need on mul praegu mesilalude juures, enda juures on üks mesila, siis on raba ääres ja siis on kolmas on Tatra põllu ääres. See mesi, mis mul siin kaasas on, on nüüd osta, et see on Tatra põllu pealt pärit. Ja siis maksipiimerist nii palju, et 1-5 maksi, üks 100-pealine loomalauda farm tellis 2 tükki. Ja siis ma arvasin täpselt koha välja, panid loomalauta selle ja siis loomadel olid vähem haigusi ja kiiresti kiiremini panevasid. On Andre farm põllu. Maha farm. Ja nüüd on 1-5 sellised juba, 2-3 kilosed kokad. On olemas ka 1-6, mida see Saksa firma on paigaldanud mingitesse kohtadesse, võtmekohtadesse üle maailma, aga nad hetkel need ei tooda. Aga põhimõtteliselt selle joonis järgi, kui nad ise ei tooda, siis saaks tootmise Eestis püksida väga rohkem. Et siin 1-5 on 24 meetrit, siis jah, see on nagu 50 meetrit ja see täpselt see lehmade auto oli just 100 meetrit, siis kattis täpselt ära. Et saab ka niimoodi. Ja siis nendele ma keerin ka seda traadi. Viisis valitsusvist, nagu ka asu. See oli nagu 4 võlukeppi otsa oli kokku pandud. Et see filosoofia on siin selline, et seda näeb. Mina ise ja siis ta võimendab sinna enda energiat igast suunda. Siis on üks sõber ütles, et kui panna siia veel 3D juurde, siia pole harud külge, siis on ta kordades võimsam. Mul on see
ma tellisin tehasest ära need 2 haru, ma pean lihtsalt töökotti minema siia need kaugud sisse puurima ja siis ma saan teha 3 haru, selle tehas polnud nõus seda tegema, ütles, et see on ohtlik. Aga ma ikkagi tahan ise järgi proovida selle eest. Saab sellega palju võimsaks panna. Selle kaitseristiga nii huvitav veidi suvel läksin Võrumaa ühte metsajärve ujuma ja seal oli sellest järvest 200-300 meetri kaugusel elab see nõnda öelda järve omanik, kes ei taha, et seal inimesed ujuvad. Ja sellest oli see kohalikus külalistis nagu alati poleemika, mina iga aasta korra käin seal, põhimõtteliselt käin. Ja siis keegi sõitis mul sinna tee äärest autole juurde, just tulin veest välja ja tahtis mul sõimata mulle. Siis mul oli see rist, panin selle risti vist kaela just ja siis ma mõtlesin, ütlesin, et okei, et tahad sõimata mulle, aga sa mõtlesid ristist läbi tulema. Siis ta istus seal autos 2 minutit, siis keeras otsa ringiks minema. Et töötas täitsa füüsiliselt nagu. Ja siin on nagu näha selle süsteemi, mis söötab, kuidas seda ründa vähendada. Siit ei anna nagu energeetilist rünnakud hästi läbi tulla. Ega saab nagu mõtlust panna mingi inimesele vastu selle riski, et teda läbi ei tule. Inimesed, kes mingid luupainet teist annavad, sellega kaovad ära. Mul on ka teada. Et öö läbi mingi kamma hea täi. Siit sellest süsteemist mingid tegelased sai läbi süsteemi, aga siis ma tegelesin teiste süsteemid nende vastu. See selleks. See meenutab kiiresti variaalsüsteemi, kaitsesüsteemi, mis on samamoodi nagu selline haruga laiali, 3D-s, eks ole. Ma avastasin sellise asja. Ja ma võtan selle omast 3D-süsteemi, ma projekteerisin. Et panen 2 sellist liuliga, proovin siia ammut sisse, panen 2 haru juurde. See meenutab seda kuda käega, seda asja. Natuke teise kuluga, aga põhimõtteliselt sama, on igas suunas kaitsesüsteemi. Et muidu te võtab tasapinnaliselt, aga siit saab sisse veel. Aga muidugi ma ei kujuta ette, et kas seda nüüd kaelas kanda, et kukub pikali selle torgi otsast. Või vähemalt autosse kanda. Ja Iisi kaitseristigi tehtud pilt on, ta lööb kõik, saab ta rikkused lahku huvitav kanda. Selle alusest saab ta siin, et teeb samamoodi oosata. Aga ma kannan neid kõiki nagu korraga. See äikene on veel 3 sagedust, 3 sagedust on koos. See ma annan vahel. Ja ma olen sõnnud. See oli vist mingi 2014-2015, kui selle avastasin kuskilt mingitest materjalidest, mingi tervisematerjalid, see oli üks lõik selle kohta, et keegi oleks sigu Ameerikast mootorringi, suremat sõrmused. No ja siis lugesin materjalid läbi, seal oli 100 inimese kogemused ka 100 erineva haiguse raviks, kes sai nagu elu tagasi. Ja siis ma läksin jälle peavasti kohe maanete peale, tegin järelda papistega nagu, siis need mul naturaalses mahas tehtud. Ja siin on veel see tükk, et sa paned selle väikse sõrme peale, kui sa paned maanete pooluse parapidi, siis sa ühe juurde haige. No, mul oli lugenud üks öö panin need sõrme ja hommik oli sellel aastal põletik, ma seal poolest välja, nii valusalt. Siis ma käisin õietini, siis päevalt sa seal õdesin ja kudesin ja õhtuks olin terve. Või ma õppisin enne sama suurte maanetitega. Sõitsin autoga lihtsalt, ma mäletan, mis sõitsin, mul oli üks magnet oli tagurpidi sõrmes ja see peab niimoodi olema, et siin punane täpp on siin üleval, siin all üks käsi oli tagurpidi ja siin tunned, kuidas hull väsimus tuleb pea auto kinni, et puhata on vaja või vaadata, mis asi on ja siis avastada magnet tagurpidi. Et ta võimendab siin tegelikult magnetismi inimkehas, molekulid saavad mingi sellise magnetilise impulsi, tänu millele inimese biokeemia töötab kiiremini. Ja siin on veel, kui me sõrmest teeb läbi südamenergi kanal, siis võimendab seda ja esimene efekt oli niimoodi, et hommiku 2-3 minuti varem ärkab üles. Reaalselt, et sa oled nagu puhanud palju kiiremini. Ja siis teine asi oli see, et aurapilt lõi täiesti valgus, nagu hingelada. Et kui ma seda aurapilti seesugust tegin, siis mul oli see üllatus, ma mõtlesin, et need muud vidinad teavad nagu rohkem, aga see oli täiesti valges. Mul on veel mobiil ja amet sõrmus, et ma löön natukene mingi värvi sisse roosat, pidevalt jääb valges. Et mobiilide vastu tundub, et need on kõige parem. Ma testisin nii, et mobiiliga oli kõne peal.
ta reaalselt töötas. See pilt on mul kuskil siin ümbrikus olemas, kes pärast huvi on. Nüüd siis harmoonia mesi. Mul oli niimoodi, et üks Võrumaa suur mesinik või minu maade peale. Ja siis ma katsetasin harmoniseerijatega, siis tal 2 aastat järjest minu juures kõige parem saab. 100 kilo maru peal. Suuda räimestada. Siis ma muidugi klikkasin Facebookis ka, et mul on selline asi, siis rahvas küsis, et mett ka saab. Siis ma sain sellise kujunduse endale. Ja sel aastal siis panin see meeldigi lööda, siis tuli raba variant juurde, loas raba ääres ja siis taputõmme. Ja teiseks selle maatriksi mõju väljas, siis kiimer on juures ja võrulepine aktiveerib ja lihtsalt niimoodi, et loetada siis on sellise positiivse spiili peale. Ja muide meie maitse muutub täiesti. Luges telekanal Cerkal, kes külas ma seda testisin nendega. Ja siis isegi see kortas ja arvab, et meie maitse on muutunud. Ta teeb nagu mahedamaks selliseks mõnusamaks. Võtab nagu teravat, sealgudel maha, sellised teravat maitse. Ja siis on seda mett on inimesed ostnud, ütlevad, et nad saavad kuidagi energiat siit rohkem juurde. Et sellised projektid on käima, siis ma nüüd hoian seda maatriksit koos võrulepingu siin juures ja nüüd aktiveerida, kui siis küll käin käega kuna. Selline teema. Nüüd on pulbo, mis läheb nagu taimi kasvatusse, on ka üks teema, mille ma kätte sain, mida ma 3-4 aastat kasutan. Ja taimed, ma tegin ise niimoodi, et teenra tomatid ilma pulvata ja tomatid koos pulvaga. Ja see kasvavad 2,5-3 korda kiirega. Kui need kasvavad nii suureks sungiks välja, et see ei või neid ära liigata. Siin on nagu kiires, mis ta teeb, huvitavast asjad, mis ta teeb, on see, et kui põld on mürgine, siis ta sööb. See pulvabakter sööb mürgid ära, teeb loodusele normaalseks või kättesaadavaks või loodusele tasakaalustavaks. Samamoodi ta sööb radioaktiivsus ära. Sellega tegelikult saaks radioaktiivsuse probleemi lahendada. Miks teadlased sellest väga nagu huvitatud ei ole, on sellepärast, et see pulvahappe sisaldab imeküsitakse baktereid, mis kogu aeg muudavad seda pulvalahuse koostist. Ja nad ei saa sellest asjast aru, et kuidas see võimalik on. Nad ei saa uurida, nad ei saa teadlased tõestada, sellepärast kogu aeg muutub. Ja see pulvahappe suudab isegi vajaliku mineraali genereerida, mida põllul ei ole. Ja siis kuidagi see tunneb ära, mis mineraal on puudu ja siis genereerib seda juurde lihtsalt. Ja siis praegu sa valitsid see lähedane, sel aastal tellisid lausa 50 kilo seda. Paarmikki on alles, aga isegi suur tavalikud juba ostavad. Kuna see nüüd päris suureks saab, ma ei tea, aga vaikselt edeneb. Siis on näiteks viinamäär kasvatatud, tal viinamäär vistikud, mis ta võttis idameselt 2 nädalaga sama palju kui muidu aastal kasutada juurde talve. Oli nagu üllatus minu jaoks. Siis viinamäärjana ma panin sel aastal nii pulvad kui ka vesinikut. Vesinikul oli aasta 2 suurem kasv. Ja siis mul oli see niimoodi, ma pidin iga nädala või paari tagant lõikama seda, sest ta kasvab džungliks. Ja jõud nii palju ära lõigata. Ja siin on tegelikult see pulvaba koht on olemas. Suur haigli tõlketööl, et seal on 80 lehekülge sellest, mis siin toimub. See pulvab on olemas ka inimese jaoks, saab tellida kohast ja siis jõuad sisse seda. Siis ma olen baseerimise tööle ja seda saab põhjast kohast. Ja siin on pulvamaad, mida peab näha, kuidas see välja näeb. Hästi lihavad, hästi kobaras. Ma muidugi lõiganud tomatit, oleks pidanud võib-olla lõikama ka. Aga ma tahtsin näha, et kui see võims kasvas, et mul kasvuhoone all oli niimoodi, et nagu selline nagu kaares värav tekkis. Siin on jälgida viinamäärg, kasvavad ka sellised, et kobarad on sellist 2-3 kilosed. Siin on inimest edu lood, tellis endale madal aegpilli. Madal aegpilli kasvas tal 2,5 meetrit. Madal sort. Kui inimesed vaatavad veel nii teatud, siis on mingi taim, taas kui alguses oli selline, siis peale pulvat suhteliselt selliseks. Ja siin mu ema on ka üks taimist, nii kummipullu oli ja tal lehti juurde tundis, kui pulvat pani, siis viskas aastaga kohe 2 korda suuremaks. Et läheb elu välja, ma
mul on praegu nimetanud üks Rapsoni täht on, ma olin selle suure piimerina kasvama hulgalt juurde ja ta läks nädalaga 3 korda suuremaks. Et oli selline, kas nädal ja 1,5 nagu. Et ma ei tea, kas see piimer võimendis juurde, see läks juba nagu täiesti niimoodi, et iga päev vaatab jälle 5-10 senti juurde nagu. Vesiniku pudel on siin, see pudel saab vesinikku sisse mullitada siia, siis on meil teise aparat olemas. Et selle vesinikul on raagi efekt, nii räägitakse, vesinik on nagu energia pärast, aga on juba raagi efekt on olemas. Seda lihtsalt ei räägita, kuna see on nii lihtne, et seda patenteerida ei saa. Põhimõtteliselt on niimoodi, et sa lähed ostad Eesti gaasist või Eesti avast mingi ballooni, mis kõige puhtamat vesinikku ja hakkad seda sisse hingama ja sa saad ka võrredi koroonast lõpuks lahti. Et ma tegin selle aastal kasvu, ostsin selle vesiniku ballooni ja Viinamäele peale hingasin seda otse balloonist ka sisse niimoodi, et lausa hapniku puudus tegi selle, siis ma vaatasin, kus see piir nagu läheb. Ja nüüd see vesiniku teema nagu lahti rääkida siin. Kõige väiksem molekul, kujul H2. Ja kui kokku panna 2 vesinikumolekud, üks hapnikuatom tuleb vesi ja energia. Vesinik on normaalne õhul lõhnaka gaasita kerge gaas ja hetkel on ta nagu kui vesiniku põletamist, selline reaktsioon, vesinik lihtsalt, kui midagi muud ole. Ja vesiniku esimene koos on H2, sest see on 2 vesinikuatomid omale koos ja sellepärast on molekulaarse vesinik. Maailmas käib vesinikuautode majandamine vesiniku taristu väljatöötamine Eesti riigil oli asja prioriteediks, ma sain aru, nimetati ametlikuks prioriteediks, et hakkame vesinikuga tegelema. Ma saatsin oma vesinikuuuringut ka sinna, nulli vastustele. Mul on tegelikult tehtud vesinik.ee, kus mul on tehtud teaduskonnalis kõik, et hästi palju informatsiooni kokku kogutud mingi aasta töö, kui ma seda värmisi seda teemat. Et seal on tegelikult kõik info olemas, mis tahab uurida, seda natuke õppustada seda. Siis vesiniku teema läks lahti, see oli 2007, kui üks teadlane avastas, et vesinik mõjub või vesimõju selektiivse antioksüdandina võtab maha oksidatiivse stressi. Sellest läks asi lahti, hetkeseisuga on juba mingi 200 või 600 teadusuuringut, aitab kõikide kehaosade ja kõikide haigustega. Ja Jaapanis, Hiinas, Filipiinil, Kagu-Aasias, see on vesiniku buum praegu, neid vesinikuaparaate müüakse, vesiniku-inhalaatoreid müüakse hotellides, autojaamades, lennujaamades, on vesiniku ja automaadid, nagu meil saku jätta, jookobad sealt. Seda müüakse lausa alumiiniumpudelites või sellisest, nagu meil õlutakse, sest alumiiniumist eraldus ära. Et meil Eestis, miks ma tegelen sellega 3 aastat või 4 aastat. Mõned üksikud tellimused on väga buum ja lahti on läinud, kuigi ma olen nagu eeldi ära. Ja siis siin on nagu teadusuuringud, haiguse valdkonnas teitavad molekulaarbioloogia instituudi lehel. On mingid nahahaigused, mis saavad terveks. Siis Hiinas on haiglates ventilaatorid nende öelda. Ja nüüd hapnikud veel, vaid 2/3 vesinikku ja 1/3 hapnikku. Ja selliste aparaatidega nad võtavad ka koroona maha mingi 1-2 ööpäeva. Ja selle kohta on mul ka videod olemas. Ja kui ma selle info avatud, siis õhtuleht tegin just pilaartikli, et ma olin terve õhtuleht siis. See oli suvel, või selle aasta mais. Ja see selleks, kuigi ma saatsin õhtulehele 11 lehekülge pika ja hästi põhjaliku kirja. Ajalugu, teadusuuringuid, reaalsus Hiinast praegu, professorite intervjuu, siis kogu see info kustutati nagu ära ja hakati minu alla ilkuma lihtsalt, eks ole. Aga ma tegin vähemalt niimoodi, panin selle vastuse ajakirja, panin sinna kommentaariusse, et sinna kommentaaris rohkem vastuseid ei tulnud, kommentaari tulnud. Et vähemalt nii palju seal teha. Aga ma ei tahaks seda tähelepanu muidugi. Aga see tähelepanu tuli, ma pidin selle vastlause hästi ühele tegema. Ja vesiniku toimemehhanism, mis ta toimeb on, et ta on maailma kõige võimsam antioksüdant ja siis ta on
76 korda võimsam või C-vitamiin. Kui C-vitamiini raviti koroonatel Saaremaal, siis kujutage ette 76 korda võimsam variant nädalapäevas. Ja vabad radikaalid siis on rakkude energia tootmise jäägi, OH- miinus või ioonid. Need vabad kehast on liigutavad, siis nad tõmbavad molekulid rakust, tõmbavad tükid välja, eks nad sellised välja. Ja et meil seda vesinikku kehas ei ole, on selle põhjus, meil on toortoidu. Et inimkeha on ainult toortoidu olema, kui inimene toore puuvide toidu, sest tema mahu toodab 11 liitrit vesinikku vastu. Oli see filosoofia. Ja kuna ta ei ole toortoidul, kui vesinikku napib ja see loomulik protsess jääb puudulikuks, siis ongi kõik meie haigused. Praegu tekivad, see on näha seda rakkude süsteemi. Aga siin on see jutt, et rakkude energia tootmise tulemusel tekib need OH- ioonid, kõige ohtlikumad nagu. Peale treeningid seda on ioonid. Ja mis siis toimub, et kui on isegi jah, see on jutt sellest, et kiirguse, päiksekiirguse ja elektromagnetkiirguse tulemusel tekib vabad radikaalid. Et ta lööb siin selle ühe vesiniku välja. Nii. Ja siis seesama vaba radikaal hakkab ka teeli lammutama, rakke lammutama ja oksüdotsiinne stress tekib, mida siis hakatakse ravimitega ravima. Oksüdotsiinne stress on tegelikult palaliku põhipõrgus. Meil on juhused, kus on olemas vesiniku kokteil, kus sa paned ühte ainet, paned hapu maha, siis see tekib mullite kokteil, see mull puhas vesinik. Ja sellist kokteili paneb õhtul 2-3 korda ja hommikul vale keelas. Isegi sellised palavikud, mis on kestnud nädal aega. Isegi sellised keisid, kus on nädal aega inimene on läka pühas, ei saa üldse magada, tahtis kiirelt kutsuda ja siis on 3 kruusi õhtul ja järgmine päev poole terve ja siis see raske keis on nagu umbes päevada terve. On vaja. Et ma ei ole vaja alati kohta näinud see. Ja siin on nüüd näha jooksul need võrdlust. Püüromen molekul VAS 2, see on 76 ja teised on 294, 863, 309 koolilüü. Et nad on lihtsalt 100 korda suuremad, nad ei jõua igale poole. Aju veel järjestab ainult molekulaarne vesinik läbi. Et kui see vesiniku efekt ongi siis, kui hakkab vesiniku hingama, informaatorid, millised informaatorid on olemas, see on suur aparaat, siis 2 päeva tunnetades vesinik ajus töötusel, ajus surisib. Siis ta võtab kaela ette, siis südamepiirkonna ette, siis kõhu ja siis järgmine. Et keha, see vesinik on kuidagi niimoodi hästi andekas, et ta järjest tähtsuse järjekorras kehaorganid remondib ära. Ja siis see protsess, kui ma hakkasin vesinik hingama, oli kuskil nädal või 2, siis on midagi vähem arva. Aga alguses ma panin selle vesiniku tund aega 20 liiga, siis ma käis nagu pea remondib. Nii protsess on nii võimalik. Et ta jõudis, antioksüdant jõudis sinna, kus ta muidu ei jõua ja hakkas seda remontima. Ja süsteemi. Aga nüüd läks sinna nädal või 2, siis oli korras. Sama asi aju räägis läheb läbi ja aju on vastavalt oksidiivse stressile 20% targib hapnikku, 20% keha kaalust ja üks teine antioksüdant ei lähe ajust läbi, ajuga räägist. Ja vesinik oli tõesti esimene efekt, et isegi vesinik veega ei vahtsada, siis peaaegu juriseb sul mõned päevad. Aga kui sa hingad seda sisse, siis on efekt veel suurem. Ja sama asja siis hiinakad kasutavad. Raviks Jaapanisest ka on juba täiesti kliinikud, mis on nagu vesinikuga üles ehitatud. Ja Eestis nagu, jah, kui võtta eeskuju. Ja siis üks huvitav asi on see, et on selektiivne antioksüdant, ta võtab maha kehale kahjulikud oksüdandid, aga jätab alles kehale vajalikud oksüdandid. Et see on intelligentne molekul, just siis vesinikul kuidagi aktiveerib signaalmolekulid, et keha eri osad saavad signaale saada, kuidas kõige optimaalsed keha remontid on. Ja see sama asi, mis ma ütlesin, pea ja süda ja siis õht ja jäsemine. Pärast hetk niimoodi toimetas. Teda füüsiliselt tunneb nagu, et nagu midagi toimub siin, aga see ei ole nagu kehva tunne. Või valus ei ole, aga lihtsalt on tunne. Ja see protsess siis on niimoodi, et ühest H2 molekulist piisab 2 vabaradikaali neutraliseerimiseks tulemus on 2 jaotamine. Täiesti kliiniline töö, tekib vesi, jääkained ei ole,
mürgistust tekkida ei saa, vesiniku ülekülmestust teha ei saa, ma isegi proovisin, et lasin surval vesiniku minna, siis ainuke asi, mis tekib, on hapnikupuudus. Ja sellepärast need Hiina aparaadid on 2-3 vesinikku, 1 hapnikku, lasavad seal haigetes sisse 3 liitrit vesinikku minutis ja 1 liitrit hapnikku. See aparaat, mis minul on 600 milliliitrit vesinikku ja 200 hapnikku. Aga kui ma keerasin balloonist niimoodi 10 liitrit minutis peale surve minna, see ainuke asi, mis juhtus, oli õhupuudus tekkis või see hapnikupuudus tekkis. Ja toas hakkas mul vinguvaasi alla lõudama, sest vesinikku oli nii palju ja hääl hakkas teenistuseks. Et ma tegin nagu katse, et vesi kohustus on nii palju, et ainuke vesi gaas, millega USA mereväärselt sükatud 5 kilomeetri sügavusele on 97% vesinikku ja 3% hapnikku. Selle gaasiga ei teki kahjustusi igast suure survega. Et selline huvitav fakt on veel olemas. Et ta on nagu täiesti ohutuse esitas. Ja siis on veel siin info selle kohta, et ta paneb kehast tööle teiste antioksüdantide ensüümi aktiveeriga vastavalt siis keha olukorda, mida vaja on. Tekitab sellise intelligentse süsteemi. Biokeemia. Ta on siis nagu võtab, aktiveerib teised antioksüdandid, elimineerib kõige optikumad oksüdandid ja tekitab kehast tasakaalu. Ja siis ta veel kuidagi rahvu energia tootmise aktiveerib ka. Selle kohta on üks video olemas. Nii, aga seda biokeemit ma ei ole väga süvitsi läinud. Ei ole vaja, see on see infraasjad, ma kasutan, et siia käib sisse destilleeritud vesi. 2 korda tuleb seda nagu läbi lasta. See on uuemad aparaat, on vesinik või hapnikuotsik olemas. Paneb tööle, tavaliselt 1-2 tundi päevas, aga lasen vesinik sisse. Teeb värskeks, alguses on efekt suurem, sa hingad nagu puhast värskust sisse, et mul see efekt ei ole nii suur enam, ma iga päev hingad seda, aga teinekord oli täiesti väsinud, aga lased vesinikku minna, siis tuleb ikka värskeks küll. Et vesinik on ürgenergia, esimene energia, mis loob. Selles mõttes kosmustad iga vesinik. Hiina see aastas pannaks ka vesinik solavahusega. Kui on kooma patsiendide midagi välja tule, siis pannakse vesiniku solavahuse ja ta tuleb tundidega tuleb koomast välja. Ma seda kuulin. Siis järgmisena, mis on vee joomine. See aparaat teeb eraldi veest. Vesiniku siin on jälle veepaak, kus siis alg vesinik võtta selleks samast veest vesiniku. See aparaat on seal. See, mis siis säilib päevi, siis säilib 2-3 päeva. See on väga säilib. Vesiniku sidavus on muutunud. 1,8 liitrit, pool tuli valmis. Vesiniku sisaldus seedeb 1,2 ja 1,1 ppm. Maksimum, mis ma suutsin vette sisse saada, 1,4 ppm. Et otse balloonist suurde plastik 5 liitrisse pudelisse või karda surve all. Tegin augud sisse, siis hoidsin pead peal. Surve all mulitsin seal pool tundi ja vaatasin, kui palju vesiniku sisse vaadates. 1,4 oli maksimum. Aga reklaamibrošüüridest räägitakse 3,0-st ja 3,5-st ja reaalsus on 1,4, rohkem kui mina ei osa teada. Et need on nagu maksimum lähedal võimaliselt. Ja siis on see vesiniku kokteil. See on lihtne keemia, sa paned üks ainet, paned sinna sisse, see hakkab mullitama happest, orgaanilist happest vesiniku välja ja jood seda ekstriimolukordades, kui on väga kiiresti terveks. See, kui paned mahku, paned vesiniku niimoodi, et sul tulevad prooksud, tulevad vesiniku tuleb lihtsalt ülesse selle, aga sellega on põhimõtteliselt tervestanud inimene ja meditsiinima aidata minu olemuses. Aga ma siin väga reklaamida, kuidas see kandab. Selles suhtes on mul olemas, kas huvi tulles ma võin seda info anda edasi, kas seda teha. Aga see, mis siin millega õhtule esivalmene pandi, oli see, et ma lihtsalt avasin selle info, et Hiinas selle vesiniku inflaatorit raviti COVID haiged väga edukalt. Et seal ikkagi need arstid ja sekkusid välja selle asja ja siis mingi aeg oli inflaatorit Hiinast ei saanud, omadel tootsid ära haiglatele. Ja siis sealt tuli järjest videosid, kuidas see ravi käib, mis juhtub, eks Hiina professori mingi video oli olemas selle kohta, siis ka see Tailo Leveroni video
selle kohta, mida see biokeemia teeb seal ja kuidas see ravi toitab. Ja põhimõte on see, et võtab oksüdiivse stressi maha, paneb immuunsüsteemile nagu energia taha ja see lihtsalt lükkab selle jama minema seal kehasse, mida see COVID-iga on. Ja töötab. Aga see info, jah, Terviseamet ütles, et see on fake news. Aga ma ei hakka nende protsessi, ma just ütlesin. Aga see sama asi, enne ütlesin ka, et see siin videoga tegelikult kiles. Sama professor räägib sellest, see oli käis ka Ukraina uudistest läbi. Ukraina asutas samamoodi sama protokolli, isegi Ukrainas selline ravi on. Ja siin on haigusega vabalt teadus uuring, mis tahab uurida kõik keha osad, seda isegi teada. Kas oli 170 haigust või paljugus juba rohkem, mida on nähtud, et on nagu tervist efekti. Nad ei tohi öelda, et ravib, sellepärast, et muidu selle ametlikult kinnitud. Aga põhimõtteliselt Jaapanis käivad juba kliinist kasvatused selles mõttes, et haiglates teaduslikult kliiniliselt protsessidega uuritakse, kuidas haigus siis või inimesed terveks saavad, nagu inimestel on uuringud. Selles mõttes ma arvan, et kavaaadist see tehnoloogia tuleb varsti Eestis ka lubatakse. Ja siin on see, mis toimub selle biokeemia, kuidas ta ravib, selle lingid on teadusuuringud. COVID-i, SARS-i, overview, et nagu lisateraapia nagu kasutada. Et siin on nagu biokeemia lahti võetud täiesti klotsideks, eks ole. Kellel huvi uurida. Võiksid uurida. Ja siin ongi Hiina tõed siis Hiina müügimist seda saaks. See on suur aparaat. Panevad 2 voolikuid juurde, siis on nagu 2 sellist ventilaatorit või korraga inimesele. Ja vähemalt, mis seal oli, et tuleb patsient, teavad koomad ja siis saab ööpäev läbi või öö läbi vesiniku ja hapniku segu ja hommik on juba nagu täitsa teine inimene ja siis paari päevast haigust kogu. Sellised juhud on. Mida jällegi Eesti ei taha näha. Ja siin on veel see, kuidas see vesinik siis nagu teeb 27 tervised omadust, kõik need omadused taga ka teadusuuringud selle lingi taga. On siis lugeda. Ainult jooksul välja varjuvahjustus ja parandab meelelu häireid, summutab põletik, kui lihas hingeid väsimus, on toodud häireid. Muidu see vesinik on sportlaste seas vaikselt levib Venemaal. Sportlased jõuavad seda, teevad trenni, siis jõuavad seda vesinikust taastub ära. Ja hingevad ka vesiniku sisse. Päris palju säilida, parandab mitmekondrist toimet. Diabeeti, ainevahetust ravib, vähihetkedelt ära hoida, vähikõrvaltoimeid, naha sellist teadusuuringu selle kohta olemas, et naht on läinud paremaks, mis oli täitsa haigline haavade parandamist, vähendab sirkide elulist kahjustamist, parandab põhiedussoofet, südamkaitse tsiili, hoiab ära kuulmise kavatust, leevendab neerukuulmist, kaitseb makse, soodustab seelikõrgu tervist, kaitseb hopse, on kiirguskaitseline, sellepärast, et see kiirgus lööb oksüdiivse stressi ülesse, leevendab valuvõttu, ligeda eluliga, antibakteriaalne ja annab suu tervist. Oli isegi selline video, kus üks inimene Parkinsoni tõuiga ja siis ta hingas seda vesiniku sisse, 2 tunni pärast kätte värivad ära. 2 tundi ainult vesiniku hingamist ja kätte värivad varimine. Et noh, sikka asi. Et äkki lööb kuidagi taastada, et keha närvisüsteemi niimoodi juba selle hingamise ajal käed ja värid. See video on uskuma. Aga siin kogu Venemaal on selline aasta aega teadus, ma ei tea, see teadustöö on selline isiklik uuring nagu, kus ma kõik käisin siis maailma kõik teadused läbi, teadused läbi ja siis kõik info, mis vähegi väärtuslik oli, siis tõlkisin ära ja meeldib selgeks. See oli juba, ma ei oski öelda, kas 3-4 aastat tagasi. Ja see teema veel juurde, et MMS ja CDC, olete kursis kõik olete? Kloodioksidi kampaania, mis Eestis oli. Sellega on olemas teadusuuring, mis ütleb, et see on 100% efektiivne koroona nõrkade sümptomitega kui ka väga raskete sümptomitega. Ja selline, see on lausa kliiniline uuring, inimesed on tehtud ja selline asi on olemas. Kas sa ütleks, et selle uuringu mingi kas läbi viia või? See on nimed olemas. Selle sa pärast annab. Ma saaksin selle veidi pealt selle PDF-i juba või selle slaidi sõnu. Selline asi on olemas, siis üks teab, ma mõtlesin, tuleb järgmine uuring ka.
ja see nüüd Andres Halper, kes on Saksamaal tegutseb. Ja tema on nagu kõige põhjalikumaid uurijaid, tal on olemas see kõik absoluutne kõik teadmine. Ta on selle kloorteoksiidi tegelenud vist 15 aastat. Tal on olemas teadusuuringud, tal on olemas kliinilised katsetused ja konsulteerib seal Boliiviat, sellised riike. Boliiviast tuleb kohe juttu. See sama Andres Halper on, seda edasi, sest tulevad need kõik uuringud kohale. Siin ta räägib CDC on nagu selle kloorteoksiidi gaasi hindamine ja MMS siis on nagu seal kokkupanemine, siis joomine. Kloorteoksiidi teema on mul juba üle 10 aasta vana. Ammu enne, see keegi teadis sellest, nagu oli see teada. Aga siin on see Andres Halperi kogu aeg, siin on need PDF-id, see eelmine oli jutt selle kohta olemas. Reaalne lahendus kogu selle maailma emale 100% efektiivne. Vaktsiinid, kõik asjad, ei ole vaja, see kõik asjad on olemas. Pluss muidugi vesinik, pluss, ma ei tea, särpsuapparid, millest kohe räägin. Siin on siis sellest juttu, et Boliivia on koroona kangelane, sest kuna Boliivias inimesed nägid läbi, et see asi töötab, siis selleks, et inimesed ei ostaks mingi kahtlast kloorteoksiidi ja neid lahuseid, riik võttis asja kontrolli enda kätte. Et pandigi riiklik tootmine püsti, riik ise varustab kõiki kloorteoksiidi selle seguga. See on kaks vedelikku siis, eks ole. Ja parlament võttis otsuse vastu ja läks lahti. Riik kasutab. Ja külatas see hästi koroonat, näha, et Mehhiko koroonahaigete graafik ja Boliivia järsku kukkus alla. Kristus olemas. Ja siin on veel Google kaudu leidavad videod. Boliivia senat lubas Mineral Solutioni kasutada COVID ravimiks. Ja siin on mingi muu info ka veel. Ja siin on veel üks. Isegi Eesti meedias tuli välja ja isegi Postimees oli sellest artikli teinud. Kõik uskumatu. Vaatame see järgmise lehed on, kus näha seda. Jah, on. See oli korraga milles korraviirus tulevad kooli Boliivias kiirelt teadus. Kloorteevis kasutamine COVID-19 raamis. Ainult kuulsime, mis Eestis oli. Rohkem mitte midagi. Peaks ju rahvast kasutama, rõõmu sõnumina. Aga ei midagi. See segu on sellist välja, aga siin on hästi võimast segu. Siin tuleb see piir leida. Kõhtu lahti lööda. Nagu hullustada. Kui seda kasutada, see kloorteoksiidi sõda, mis siin Eestis käis, oli kõik sellepärast, et rahva massidest see jõuks. Kes siis, kellel see jõudis kohale, kellel ei jõudnud, aga kinni see Eestis pandi just nagu. Vähemalt tol korral. Ja telegram oli õumis. Ja viimane asi, mis ma olen nüüd kuu aega testinud, et Filipiinid toodetakse Jaapani leivitis aastast 59, loob negatiivselt ioonlik staatilise elektri välja, sa paned selle endale, lähed nagu tugitooli, paned selle endale jalgade alla või siis magad lausa ööse selle peale. Et siis tuleb vood ära isoleerida sellepärast, et kui sa midagi puutud on ja siis võid särtsu saada, kui tekib nagu lahendus. Ja see aparaat siis väidetavalt 100% kõik viirushaigust võtab maha. Ja selle kohta on ka olemas inimeste kogemuse aastakümnete jooksul sinna liini peal ja seal räägib ka lausa 30 aasta vähkide tervedamist täiesti 100%. Et siin on olemas. Ja ta teeb, ma olen kui selle peal magada, siis hommikul on nagu värske, kuidagi mingi negatiivse info välja, võtab sulle välja sellest, et selles positiivses, negatiivsed joonid tekitavad positiivse info välja ja selles ei saa viirused paljude eluga. Ja see info välja, mis on viirustega seotud, eks ole, see kaob ära, inimesel on lihtsalt kergem olla. Et mingi võõras info väli ei ole tema väljas. Et selline süsteem on olemas. Ma olen katsetanud seda, aga iga üks see tegelikult. Kui nagu ütleme need kogemus läbi, siis tekib ära panna või tõrki. Et vahest kõik nüüd küsimus. Aitäh, väga sisuka. Ütleks isegi šokeeriva ettekande eest. Mõned küsimused, mis mul tekiksid, kui teil läheks, ma kasutan seda eelisõigust praegu. Selle piimeri kohta
no seal on, kui me nüüd vaatame seda võlukepikest vabandust ja on piimer mõlemad. Võtame näitad kaamerala võib-olla natukene lähemalt seda siia. Et seal on, ma vaatan, panen tähele, et ma võin, et siin on tegemist sellise huvitava geomeetria erinevate kujunditega. Mis sa arvad, kuidas ja samamoodi sellel suurel mis on seal raami sees on asjandusele. Mis sa arvad, kuidas, mis see toimimise põhimõtted on? Sellist efektust me saime nüüd aru rohkem, aga kuidas sa seda rohkem seletaksid sellisele inimesele, kes tahaks ühel hetkel aru saada sellest niivõrd palju, et ta oskab selliseid projekteerida, et kuidas sa selle töö põhimõtte ja nende füüsikaliste või ütleme siis üleüldse loodusseaduste koha pealt põhjendaksid, mis seal maasagedus, mis on 7,23 centimeetrit vähemalt selle teooria järgi, et ta võimendab seda sagedust, eks ole, juba see sagedus annab juurde. Teine asi, see vorm tekitab sellise kaks palli, mis läbi pandud sellise sfääri. Ja ma seda sfääri ütle näidasin ja see loob sellise toroid ja sellise. Jah, ta loob tuleb see. Nii. See on üks küsimus. Siin on näha seda süsteemi sekki. Kuna see on staatiline süsteem, siis mina näen sellest spiraaliga sooksed läbi. See staatiline tähendab seda, et kui energia ei liigu, siis ongi selline staatiline olek, et see on eriti võimsega või pea maksima. Info käib läbi. Aga ma teen see läbi jooks. Me räägime siis ikkagi sellest tühjast ruumist või füüsilisest vaakumist või sellest ruumist, mis elektronide ja aatomtuumade vahel on või mis... No see on vana Egiptis, seda on sama asja lahti võtta, ta on täpselt sama kui väljalavis. Ja see, kui Trunovaala raamat loed eluliigi liidne saladus, siis ta seal räägib seda loomisloo ära. Kuidas vaim tuleb ühe ringi, siis läheb pinna põhimõtteliselt teise ringi. Ja see algloomise filosoofia on sees. Kuidas sa nüüd teeksid? Ma olen selle filosoofia nagu lahti muukinud, selles mõttes ma saan nagu matemaatilised aru, kuidas see on. Aga miks ta niimoodi töötab? Kõiki saladus ei ole kätte saanud seda. Sest et räägib ka see, keda mina viitasin, see John de Sousa, kes on sellise raamatu autor nagu Extra Dimensionals. Ja tema räägib ka seda, et see loomine, selle reaalsuse loomine on alus on pandud sellele mingis muus reaalsuses, siis nende mitmete reaalsuste vahel on ikkagi siis mingi ruum, kus on see info või mingi tasa. See dimensioonide asi on üldse suhteliselt segane asi, seal on dimensioonid, seal on dimensioonide vahel ruumid. Igal nägijal teadel on mingi maailm sellest. Üks küsimus veel, mis sa arvad, millist uurimisapparatuuri oleks tarvis teada saada, mis protsessid siin täpsemalt rohkem käib? See on tunnetuslik, et kõik asjad muide on mulle niimoodi jõudnud, ma tajun ära, see minu teema, see on süvitsemine, et tegelikult see on sellega. Ja see periood kestab siis kas 2 kuud kuni pool aastat, et ma olen selle teema nagu läbi näinud. Ma olen oma tunnetuse pealt tegelikult ära tajunud, et see on nagu teema. Ma olen tegelikult võrreldes selle teemaga siin veel 3-4 korda rohkem asja läbi testinud. Aga viimasel on teist lihtsalt vaimselt läbi, ma vaatan pilti ja tunnen ära, kas on minu teema või ei ole, ja siis võtan ja võtan. Et testimine näidab nagu vaimselt. Aga kuidas ma seda ütlen, et sa seda ise tegema peaks? Mul on ainuke asi, et ma saan ise katseid teha, nagu ilmaga tegin katseid, siis ise endaga tegin katseid, siis teiste inimeste kogemus, eks ole. Ja edasi on nagu sellele, et oleks mingi erilist peenmateeri aparaadid osta valmis. Muide, need slimspooling harmoniseerid on aparaati kärvist, füüsilist aparaati. Et mitme meetri, mitme kilomeetri mõjuvad, eks ole, kas ta üldse töötab, aga sagedus on õige ja edasi. Närgitestud. Sakslased on
piimerite kohta teinud ka teadusuuringuid, doktoritöid, eks ole, kuidas taimid kasvavad, need on olemas. aga noh, see läheb ei ole niimoodi, et sa oled seal nädalaid või kuid sellest teadustest aru saada, selle asemel ise korra tuletad ära, teemat ei ole. Selle, mis puudutab nendes magnetsõõmustesse, siis siin natukene meenutab, üks 5 või 10 aastat tagasi käis ka päris populaarselt isegi bensojaamades minu arust müüdi, ma ei mäleta, kas Eestis või mujal, ja sellised magnetklõpsud, mis pandi siis autodele kütuse oolitule. Ja ma olen seda räägin, see, mis müüdi, oli ferroviini magnetid, nende töötanud üldse. Mina tegin 10-20-50 korda võimsamad, ma panin autodele, panin neodini magnetid, ja siis ma panin veel ilma magnetid ka. X-telg, Y-telg ja Z-telg. Tõmbab igast ilmakaarest kanali lahti. Ja siis ma saavutasin 10-25% kokkuhoida. Aga vanemad autodele. Mida uuem auto, oli mingi S8, mingi 0,1%, aga mingi vana Jeep, eks ole, 91 aastast, seal oli kohe 15-12 poole peal 11 peale. Et elektroonika nullist selle süsteemi ära, aga vanemad autodele läheb kuni 25% kätte. Aga ma tegin teistmoodi teksti. Okay. See uuring on mul olemas, aga sellest ma ei jõudnud täna rääkida. See on nii. Kellegil on veel Argole küsimus kiiresti, enne kui me pärast lähme küsimustega ka. Aga siis kaart saab minu pealt, mis tahab neid erisõite näha. Teeme ühe kohvipausi ja... Pärast saab üle küsimusi küsida.